lisaks 9 kroonile sain siis 1 krooni preemiat, nii et ma sain sealt 10 krooni teenistust. Täiesti teadlikult, hästi teenitud raha. No, mida loed? Pangasaladus. Madis. Kaarel, mida sina siin teed? Tahtsin suga rääkida natuke. Jäätist. Miks mitte? Aitäh. Kui sa saaksid minna ajas tagasi ja oma praeguste teadmiste ja kogemustega anda nõu endale, kui sa võtsid üle LHV grupi juhtimise, siis mis nõu sa endale 9 aastat tagasi annaksid? Absoluutselt ei annaks. Mul oli tollal LHV-s pime usk. See tähendas seda, et ma päriselt arvasin, et saab midagi teha. Aga samal ajal oli see ikkagi kuidagi ratsionaalselt, argumenteeritult iseenda ja lõpuks ka teiste jaoks põhjendatud. Ja ma arvan, et selline segu natuke naivistliku maailmanägemusega, et sa idealiseerid võimalusi, oli super kombinatsioon. Et ma liblika tiivalöögi efekti kardan, et ma igaks juhuks ei näpiks üldse, et see hakkas toimima ja suures pildis on täpselt kõik läinud niimoodi, nagu ma arvasin, et võiks ja nagu need eesmärgid piisavalt suurelt ja ambitsioonikalt sai pandud ka 0 nõu annaksin ise endale. Kui sa LHV grupi juhtimise võtsid üle, mis oli su visioon ja kuidas see on ajas muutunud? Ülevõttes oli kõigepealt vaja ellu jääda. Aga ei, visioon oli selge. Mul oli selline tunne juba alguses, et need eeldused, mis on LHV-s olemas, need võiksid kanda meid palju kaugemale, kui oli tollane eesmärk. Ja sealt tuligi see, et me saaks mõjutada Eestit majandust palju rohkem. Sealt tuli see suurimaks kasvamise ambitsioon. Ja tegelikult vaadates, milline oli Euroopa pangandus tollal, siis ka see, et ühel hetkel võiks välja kasvada. Ja me oleme läinud Inglismaale, aga tegelikult võib-olla täna on isegi pull öelda, et töö käib sellega, et võib-olla ka need 2 turgu jäävad väikseks. Kohv või tee? Kohv. Hommikuinimene või öökull? Öökull. Šampanja või viin? Kahtlemata šampanja. Konservatiivne või riskialdis? Keskel jagan mõlemat poolt üsna hästi. Kinnisvara või aktsiad? Aktsiad. Kui sa vaatad karjäärile tagasi siin LHV-s, siis mille üle sa kõige uhkem oled? 2 asja üle, et meil finantsplaani järgi jõuab laenuportfell suvel 5 miljardi euroni, aga see tähendab seda, et me oleme välja andnud uut laenu 10 miljardit. Ja kui sealt 500 miljardit Inglismaad maha arvutada, siis ligi 9,5 miljardit Eestisse. Seal on taga päris ettevõtjad, päris investeeringud, päris töökohad. Aga teine on see, et ikkagi börsiettevõte, ligi 40 000 aktsionäri ja mille muu pärast investeeritakse, kui tootlus saada. 5. detsember 2016 alustasin 8,5 aastat tagasi, vaatasin eile õhtul järgi, tootlus on 330% olnud. Jagad ära 38% aastas. Et päris Buffettiga ennast ei võrdle, aga minu arust päris kõva tulemus. Pole paha? Pole paha. Kõige tähtsam discgolfi festivali toetasime eelmisel aastal. Aga minnes suurimast väiksema poole, siis näed, palun väga, parim pank. Seda on hinnatud meid nii väljaspoolt Euromani kui ka tegelikult sees tehtud igasuguseid vahvaid uuringuid. Emotsioon ja elevus on kahtlemata tulnud Nasdaqi tunnustusest, et need parimad börsi investorsuhete auhinnad. Tegelikult on see keskel ka oluline, et parim tööandja. Et kui need kõik kokku saavad, siis klientidele, oma inimestele ja 40 000, ligi 40 000 aktsionäri, et paneks sinna strateegia peale 5+. Mis on olnud kõige keerulisem või raskem asi sinu karjääri jooksul siin? Ma ei tea, kas see tingimata oli raske, aga ta oli, ütleme, teistmoodi olukord. Kui üsna hiljuti veebruarikuus LHV oli ju Eesti koondajate tipus. 30 aasta jooksul leida ettevõtted, kes on koondanud
enda tulemuste absoluutses tipus Eestis väga ei ole. Ja me tegime seda siis, kui me olime väga vormis tulemuste mõttes. Aga miks seda vaja oli ja kust need raskused olid see, et me avastasime, et meie kultuur on natukene hääbuma hakanud ja selle taastamiseks ja efektiivsuse leidmiseks me tegime koondamise ja ühtlasi panime kirja ka LHV-s tegutsemise põhimõtted 15 tükki. Number 1, oleme kliendi kontoris, klient on alati esikohal, 15. kõige olulisem, ära raiska aega, ainuke piiratud ressurss. Milline oli see esimene teenistus? Ma arvan, et kui mingid taskurahad välja arvata, siis äkki selliselt 10-aastaselt maal üks sugulane pakkus, et kas ma ei tahaks laduda telliskivisid aluse peale. Ja punased telliskivid, 1 kroonisent telliskivi, kuna oli 900 ja ma ladusin need ideaalselt, siis lisaks 9 kroonile sain siis 1 krooni preemiat, nii et ma sain sealt 10 krooni teenistust. Täiesti teadlikult, hästi teenitud raha. Aga milline oli su esimene teadlik investeering? Ma arvan, et need olid ikkagi siin Balti börsil. Mul oli kunagi, kui ma alustasin kõik need naljakate nimedega Leedu ettevõtted, alates külmkappidest kuni laevanduseni ja 3. kuni 5. pank vist kauplesid Leedus börsil. Ma esimest ei mäleta, aga suhteliselt Leedu poole, Tallinna poole ja siis tulid hiljem USA aktsiad ka järgi. Euroopast ei ole ma kunagi ostnud mitte ühtegi aktsiat väljaspool Baltikumi. See võib-olla näitab Euroopa kohta rohkem midagi kui minu. Sellepärast Euroopa ongi seal. Sellepärast ongi. Kapitali ei tule, investeerindub peale. Kontorist väljaspool, et tasakaalu hoida. Millega tegeled? Magan ja söön. Aga no lastega loomulikult, aga trenn, boks ja jitsu, aga ajalooliselt on olnud nii jalgpalli kui ka triatlonit, kus juures siin Kadrioru pargis ja siit üles sinna paekarjääri ümber. See on üks mu kodulähedasi põhilisi jooksuradu oli kunagi. Okay. Nii et mul on siin tuttavad kruusakivid jalge all. Kui sa peaksid börsi kirjeldama kellelegi teise algajale, siis kuidas sa seda teeksid? Tead, kui ma LHV-s alustasin, siis ma andsin ju investeerimisseminari ka. Ja seal oli üks põhiline asi, mis ma rääkisin, on see, et inimesed mõtlevad, et aktsia on midagi iseenesest, mingi abstraktsioon. Aga aktsia on tunnustus sellest, et sa oled selle ettevõtte omanik. Sellel hetkel, kui sa hakkad investeerimisega tegelema, pead sa mõtlema, et sa oled ettevõtte omanik, kas sa tahad olla ja mida sa sellelt ettevõttelt ootad. Et see börs on kohati alguses tundub asi iseenesest. Ta ei ole. Ta koondab börsil kaubeldavate ettevõtete omanikke, kes siis müüvad omavahel seda väärtust. Nii et mõelge nagu omanikud. Mis raamatud siin on? Ma olen elus lugenud üksjagu, aga ma ei ole selliste nimede suur fänn. Ma võin öelda, et valdkondade kaupa, et erialane kirjandus on tegelikult tulnud üldse USA investeerimispankade analüüsidest, mis ei olegi raamatud. Ja sellega on selline finantsmatemaatika piirdunud. Aga peamiselt on olnud filosoofiat, sest seal on selline strateegia, natukene mõtlema panev, iniming ja see omakorda on viinud siis vene klassikani ja prantsuse klassikani. Sa ütlesid, et plaanid aja maha võtta ja reisile minna. Tõsi. Lähen sinna, kus on palju vett ja sinna, kus päike ka paistab ehk Austraalia, Uus-Meremaa, Papua Uus-Guinea ja Tasmania, et lastega oleks kõike linnadest loodusesse ja vastupidi. Tänu sulle! Aitäh!